Mina olen Anne Veski ja täna ma selgitan välja, kas värske Eesti muusika kruvib või ei kruvi. Sama on nagu sellega, et kui ma lähen poodi, siis mina ei mõtle selle peale, et kas see on nüüd, ma ei tea, kas see hakkliha, mida ma söön, kas see mingi põrsas elas kuskil vabakasvatuses või ta oli kuskil mingi farmis mingi 2 ruutmeetri peal ja teda nuumati. Mina ei mõtle selle peale, mul on jumala pohhui. Mina tean seda, et minule see türa maitseb ja mul on jumala sitt või moos. Samamoodi, kui mul tuleb isu peale, et ma tahan nagitsaid süüa, siis ma lähen türa ja ostangi neid nagitsaid ja ma ei mõtle selle peale, et nagitsate sisse tegelikult pannakse mingit totaalset sitta või kui ma lähen viinereid ostma, et see mingi kuradi pooleldi on mingi kondine mass, vaata. Et ma lihtsalt nagu ei mõtle siukse sita peale nagu. Mina ei tea, pohhu pole või? No, see on tüüpiline viimase aja lood, nad on praegu praktiliselt kõik sellised samasugused. No on olemas ju popmuusikas nõndanimetatud taustamuusika, mis ei tohigi kedagi segada ja sa lähed baari ja pannakse see mängima ja on ta siis see X või teine Y, ta mind ei sega. Aga on sellised, mis panevad sind rohkem kuulama ja mõtled, mis see nüüd on? Ja ausalt öeldes, kui on midagi nagu... See on suht tõsi. Oota, kus see oli? Ta on viimased 20 aastat sama vana. Minu meelest ka nagu. Ma ei tea, mida see naine endale näost sisse ajab või mida ta endale süstib, aga ta näeb minu meelest viimased mingi... Nagu viimased 10 aastat. Näeb täpselt üks ühel välja nagu. Omapärast ja mis, nagu öeldakse, hitilootust, siis miskipärast see hakkab sulle kohe kõrva, et seal on midagi teine iva, aga see on selline, taustamuusika minu jaoks. Ei, see lugu mind ei... Vana ta tegelikult on. Anne Veski. 64. No samas see ei ole väga vana ju. 64 on suht decent ju. Kruvi. Et ma nendelt olen nagu ängsimaid asju. Ma mõtlesin, et ta on mingi 90. Mis on kruvinud küll. Nagu mida võtta 64, tere. See ei ole mitte sittagi ju. Tere, ta on mingi noor tots ju. No see hakkab täpselt samamoodi nagu eelmine. Soundiliselt ja kõik. Okei, mitte 90, aga te saate aru, mida ma mõtlen. Ma arvasin, et ta on mingi 70 pluss kindlasti. Mingi peaaegu 80. Nagu reaalselt, ma arvasin midagi sellist nagu. 64 ei ole palju tegelikult. Mida vittu? Täpselt sama. See tähendab seda, et meie, ma saan aru, et me kõik üritame läänest eeskuju leida ja püüda neid sounde järgi teha ja mingil määral see tänapäevatehnika tulebki kõigil välja. Aga et kas see ongi eesmärk kedagi järgi teha? Et täiesti minu jaoks. Nagu, võib-olla ma olen jälle halb inimene, aga kes meist ei tahaks sõpradega koos viina võtta ja siis öelda, et jõu, ma keppisin Anne Veskit. Kes meist ei tahaks seda öelda? Me kõik tahaks. Siis ma ei ole selliste lapselike naise häälte austaja absoluutselt, et mulle meeldivad. Ja koera aukus teisest toast. Sellised rohkem, võib-olla öelda rohkilikumad naised või tugevama, aga selline, no olgem ausad. Inimmuusika saatel ei ole minu teema. Siin ei juhtu ju mitte midagi tegelikult selles loos. Ta hakkab samamoodi, nagu ma kardan, et lõpeb täpselt samamoodi, et selle aja peale siis ma oleks juba ammu läinud võib-olla teise joogi järde baari, et mul hakkab lihtsalt igav, et siin ei juhtu midagi. Anu Saagim samamoodi ja tegelikult olgem ausad türa. Anu Saagim on ka ikka türa mingi vapsee püss. Vana Anu on 58. Nagu mida? 58. Ma arvan, et ma ei mõtleks ka. Keegi peksab lauda, jah?
muusika mind üldse ei kruvi. Võib-olla ma olen liiga kriitiline, aga ta mind mitte millegagi nagu ei... Ma räägin, ta taustaks mind ei häiri ja taustamuusika... Anne Veski tund maksab esinemine. Ma arvan, et Anne Veski küsib sitaks raha. Ma kujutan ette, et Anne Veski küsib mingi 10 tonni türa. Kui juba mingi Nublu ju küsis mingi 6 tonni või 5 tonni või. Türa Anne Veski küsib raudselt mingi 10 türa. Siit ootaks mees häält lõpuks. Ma ei tea, mis asi see on. Ma ei oska seda isegi kommenteerida ausalt öeldes. Ma olen vist kaasaegses muusikas nii võtik. Ma olen ühe korra Jüri Homeeniat käinud kuulamas ja kogemata. See oli mingi, Rüüti tänaval oli mingi, ma ei saa öelda, et ta oli nagu klubi, aga ta oli nagu mingi, nagu pooleldi klubi. Ja me lendasime mingi satsiga sinna sisse türa ja seal olid mingid normid totsid. Ja siis see Jüri Homeenia mingi pani hullu seal. Türa, oi plee türa, see õhtu oli ikka väga putsis, mis seal toimus. Aga türa ikka norm kräu oli. Homeenia ikka küttis normilt. Tal on see mingi klassikaline prill on peas ja türa tüüp laseb minna ja siis mingi noored totsid mingi sulavad tal selle eest. Türa see vend ikka tajub biiti, ma ütlen ausalt. Kuigi ma ikka midagi olen kuulnud ka. Väga vabandan, aga võib-olla ta on väga edumeelne ja ei, see ongi selline muusika, mida üksinda kodus arvuti juures tehakse. Ja igaüks võib seda nagu praegu tänapäeval teha. Ja see oli mingi, ma arvan, see oli, ma olin keskas, ma arvan, et ma olin 11. klassis siis. Kui sa ei pea ennast nagu pingutama, vaid võid vaikselt poolsosistades laulda, aga seda sa võidki ainult arvuti taga endale salvestada minu arust. Sellega ei ole mujal nagu midagi teha. Ei, see pole minu muusika küll mitte. No siin on algus natuke nagu huvitavam. Siin paneb natuke jala tatsuma. Anne Veskist oli täna mingi intekas, kuidas lasi, et rahad hakkavad otsa saama koroona pärast. Ma ei usu, türa. Seda ma küll ei usu. Esiteks ta on penskar ju. Tal juba automaatselt tiksub mingi iga kuu mingisugune 5 sotti sisse ju. Plus türa, kujutate ette, mis rahad seal kuskil Venemaal liiguvad või? Kui tema sinna esinema läheb või? Selle Nubluga sa võid endal perset pühkida. See proua tõmbab seal siukseid rahasid, et halb hakkab, ma arvan. Mulle meeldib sellepärast, et nendel on tekstid alati väga nutikad kõigil. Aga kes neist praegu kõigist ees? No, Nublu tuli esimesena minu jaoks, mida ma hakkasin nagu kuulama, et väga nutikas. Reketiga koos oleme isegi koos esinenud. Nubluga vähemalt juttu ajanud. Villem Trilleliga ka. Villem Trillem. Olen lava peal koos olnud. Aga et kes see nendest praegu on? Siin mul jalga hakkas tatsuma. See mulle meeldis rohkem. Jah, ma seda... Ütles ära, et türa kõik need noored kuked on ühe häälega. See on tegelikult suht truu ju. Kui sulle lastakse neid mingid Villem Trillereid ja mis iganes need kuradi vennad on, need 200 Soome poissi, see mingi need vähe kogukamad tüübid. Kõik on ühe ja sama häälega ju. Olgem ausad. Munnigi vahet ei ole. Pane mingi üks ja sama beat peale ja kõik see glitcherik ja maks. Need kõik ühte ja sama häält. Mina ei tee neil munnigi vahet. Nagu reaalselt. Ja noh, nad on kõik need mingid lembelaulikud, vaata. Ja ei tee vahet, täiesti null nagu. Vähemalt mina ei tee vahet. Võib-olla kui sa oled mingi tulihingeline fänn, siis sa saad aru. Aga muidu küll. Jään kuulama, ütleme niipidi. See kruuvib küll, jah. Ja no, eks seal mingi autotune on ka kindlasti peal, jaa, aga nagu üldiselt nagu ei saa aru ju. No see on ikka muusika moodi ja laulja laulab. Kas see võib olla Rita Rei või? Aga Anett Kulbil on väga hea laulja ja kui ma nägin teda esimest korda Eesti Laulul, et no siin ei ole kahtlustki, ta on väga hea laulja ja väga stiilne ja esimesest hetkest Eesti. Seda algust ma olen kuskil kuulnud, aga mul tuleb praegu üldse meelde, mis asi on. Ai, see on ju Uku. Tähendab, kuna me oleme Ukuga nii palju nagu lava jaganud,
ma alati ootasin, et millal ta hakkab tegema eestikeelseid hitte ja kui see esimene nagu see suvehitt oli, kuigi tal oli ennem ka eestikeelseid hitti, nii ka lauluoskus. Ta on järjekordne Eesti räppartist või? Seda ma ei tea ka. Kas neid tuleb nii palju nagu seeni praegu juurde või? See on suht õigus, tegelikult tuleb neid tuleb türa rohkem kui seeni peale vihma türa. Iga vend mämmerdab kuskil kodus midagi valmis, et türa ma olen nüüd räppar. Tegelikult on ju, tegelikult on niimoodi. Tegelikult on nii. Mitte, et ma ise oskaks seda teha, aga türa, tegelikult neid on nagu nii palju. Ja iga vend mämmerdab kodus midagi teha, nagu see on tegelikult metsik. Nagu tegelikult neid, nagu on mingeid ägedaid lugusid ka nagu. Üldiselt need lood on alati siuksed, et nagu sõnad on täielik pask, aga beat on nagu decent, vaata. Üldiselt on nagu need SoundCloudi räpparid, igasugused need Maxid ja Glitcherikud ja mis iganes need Villem Trillemid, millest me enne rääkisime. Need sõnad on alati mingi täielik sitt, aga beat, mis taga põksub, jumala timm, väga nice. Ja siis ongi lihtsalt, ja siis sa lihtsalt põksudki seal mingi, sest noh, beat on nice, vaata. Seda, kas ta on sisse ostetud või mitte, üldiselt on pohhui. Kui sul pea hakkab põksuma, siis noh, see on juba decent, vaata. Vahet ei ole, mis seal kuradi taustal, mida ta pödiseb, et kas ta kepib su ema või rahalibud viin või mis iganes, vaata. Kui sa saad selle pea põksuma, siis on juba timm. Lapsik jura. Esimene katsetus. Tore on see, kui inimene midagi katsetab ja temast saab kunagi geniaalne. Jaoks väga hea, et sinu häält eristatakse teistest kas või esimestest nootidest. Sa ei pea alati kõiki laule armastama, aga omapära on raudselt olemas. Nii et see on tema suur pluss. Sünne! Aga mida te soovite, et ma siia juurde ütlen? See on tüüpiline Sünne Valtri, nii ta on ja nii olid ja nii ta jääb. Et ma räägin. Need on need Lõuna-Eesti sülid. Need on need õiged lood. Et see on hea, kui artistil on oma nägu ja see nägu eristub teistest, et sa ei ole hall mass. Seda ta kindlasti ei ole ja mulle meeldivad... Sünne on, ma ütlen ausalt, minu jaoks on Sünne natuke liiga suur. Ei taha nagu midagi halvasti öelda, aga minu jaoks on Sünne natuke suur. Ütlen kõlava häälega lauljad, et häält on tal küll, aga nii, et ja repertuaar on see, mis rahvale peale läheb, et väga tubli. Ma ei oska öelda, kuna ma selliseid tema laul... Enam ei ole või? Images. New donation! Kutsusi Anne Soudiaaki Äränuud. Nüüd aga on mul hea meel teritada stuudios Sünne. Oli siiski toitumisest. Mult. Me hakkasid muutuse teinud, et Lastud. Et me saime ikkagi Tallinnas ja... Kalendrit vasakult paremale ja paremalt vasakule, siis me leidsime selle õhtu. Nii et tegelikult sul tööd on. Ja, on küll. No, okei. Ta on alla võtnud. Ta on sitaks alla võtnud, aga nagu... Ma ei tea, miks mina üldse kommenteerin, kui ma olen mingi viimase 2 aastaga mingi 20 kilo juurde võtnud, on ju. Ehk siis ma ei tohiks kommenteerida, aga ma kommenteerin ikkagi, sest I don't give a fuck, on ju. Aga nagu tegelikult sa kõrvalprofiilist näed, et noh, see ei ole still see, vaat. See ei ole still see, siin noh, sa tegelikult ju näed, et noh, see ei ole ikka see. Sa tahad ikkagi tihedat. Sa ei taha näha seda mingit lödisevat massi. Kuna uus video Bemmist, ma tõesti ei tea. Laule olen kuulnud küll ja küll. Et no pigem kruvid, kui et mitte. Ma seda... Ja no jalad olid peened ja nägid, et nagu lõust oli peenikesem ja kõik oli nagu tore ja ilus ja kena, aga nagu
mul on minul isiklikult on mingid kindlad throw-off'id, mis mulle naise juures ei meeldi ja nii ongi. Igal mehel on. Minule lihtsalt ei. Näed, jalg läks tatsuma ja nagu, ma olen sellise rütmikama muusika austaja tõesti võib-olla. Ega naine ka ei taha näha su... Ega naine ka ei taha näha su lemmik. Ma ausalt, ma ei tea, mida sa just ütlesid, aga ma ütlen sulle, et ai siis. Kas see on jälle sülematu ja? Pekki. Ei no ma saan aru, et jaa, okei, et naine ka ei taha mingi... Võib-olla naine ei tahagi olla minu lemmik. Jaa, okei, aga nagu... Still. Ma kommenteerin ju enda perspektiivi, mitte mingi Joonase või Danieli või Peetri perspektiivist. Mina ei tea, mis talle meeldib ja kuidas tema elab. See teine see... Ja nii lihtne ongi. Tema asemele tuli see neiu sinna patusesse poolde või? Kui panete need kaks lugu kõrvuti, siis loomulikult on Sülle Valtri minu jaoks. New donation! Vittusi haiglatoit tapabäära. Tänud Rauno, aitäh sulle. Te räägi kõigi eest. No ma ei tea, no. Tundub, et mitte. Tema produktsioon, ta teeb neid diskolugusid nagu saelaudu. Ja Rauno on haiglas ju. Omas maneer. Rauno oli mingi, tere, ma ei saa tiimisto sünnipäevale. Pohhu, ma löön lusikaga, tõmban silma peast välja ja vend läks haiglas. Mida? Saad aru? Eris teeb ta neid väga hästi. Ja kui on selliste põhjade tellijaid ja see pubis läheb peale, rahvas ütleme käima, rahvas läheb tantsima ja see teenib oma eesmärki. Kes seal peal laulab, see on täiesti minu arust üks puha, neid on samasuguseid võib leida igast koolist. See on kindla suunitlusega muusika, mis teenib oma eesmärki. No avangard ja see seal niisugused targad seal kuulavad ja teevad need esimesed lõugamist, et sa ei saagi magama jääda. Et sellepärast ongi muusika erinevad ja peabki olema erinevad artistid ja nii ta on ja nii oli ta ja jääb. See paneb liigutama, see teenib oma eesmärki. Mul ei ole selle vastu mitte midagi, aga hääle ma tunnen rohkem ära kui siin selle artisti, kes ta nüüd oli. Ei, see ei kruvi. Kohe. Kruvib kohe. Saad esiteks... See kruvib kohe. Esiteks ma saan kohe aru, millest ta räägib ja sellel 5 minuse poistel on oma asmant ja see minu väike venelane, see mulle meeldib eriti veel. Ja kui see nüüd läheb reketiga edasi, et see kruvib juba kohe. Tähendab, mul ei ole au olnud kõikide meie Eesti räpparitega koos laval sattuda, aga 5 minusega on õnnestunud ühes kavas nagu esineda ja ma olen näinud, millise energiaga nad esinevad ja mida nad teevad laval ja mul see väga meeldib ausõna. Ja kui ma siis nüüd olen hakanud siis ka neid raadios rohkem kuulama või pannud telekat tähele, et mulle meeldib see. Siit tuleb energiat, saad aru, seal on mingi teine energia, mis sealt tuleb. See ei ole lihtsalt, et ma räägin muusikasaatel. Aga siin on väike niuke veendumus või väike siuke oma lähenemine. No ja Reketist me üldse ei räägi, et ma räägin, ta on meie kõige intelligentsem räppar minu arust. No on ju Nublu ja siis... Vaat see on true. See on sitaks true nagu. Nagu Reket on kõige intelligentsem räppar. See on true nagu reaalselt. Ta ei meeldi kõigile võib-olla. Ta ei meeldi võib-olla kõigile, sest paljud mingi ei saa aru või paljudele ei meeldi ta flow või mis iganes. Aga Reket on 100% kõige intelligentsem. Ma isegi ei ütleks räppar, vaid ma ütleks, et ta on kõige intelligentsem muusik Eestis. Ja kui me räägime Genkast, siis Genka ei ole nii intelligentne oma sõnade või muusikaga, aga Genka on veteran. Ta on veteran, ta on algusest peale olnud ja ta jääb ka selleks. Ja ta jääb alati legendiks lihtsalt. Ta on puhas legend. Ja sinna ei ole nagu mitte midagi teha. Need on need kaks nagu reaalselt siukest Eesti muusikat, kes nagu räpimaastikul on säranud ja jäävad ka särama elu lõpuni. Reket ja on siis nagu sa need 5 igasugused muud Maxid ja mis iganes need SoundCloudi räpparid ja suured papad ja Abrahamid ja kes iganes meil siin veel on olnud. Nad on olnud, nad on teinud mis iganes, see on kõik tore, aga still nad on fucking no one ja nende kahe
vastu nad ei saa mitte kunagi. Ja Reket ja see ongi nagu meie praegune see paremik nagu ja Villem Trillem, vabandust, et ma ei tea, ma alati ajan sassi, aga temas on ka midagi. Aga et järgmised kõik tulevad nagu seened seal, see metsal tuleb juurde järjest, aga võib-olla mõni seen tuleb puravikuks, me ei tea. Uskuge mind, varsti tuleb üks Alpsi lugu ka siia. Kujutate ette, kui mingi Alpsi pudel oleks lõhkunud siin taga ja siis Anne Veski oleks seal mingi, ei no see kruvib. See oleks päris hea türa, mida võtta. Aitäh, et vaatasite. Ei no see kruvib, ma saan kohe aru, millest ta räägib. See kruvib. Oi, pile. Vot see oleks golden. Avaldage oma arvamust, laikige või ärge laikige, aga ärge mingil juhul jääge tuimaks. Mulle meeldib, kui käivad siuksed inimesed nagu reaalselt mingi Anne Veski läheb sinna. Mulle meeldib vaadata, nagu reaalselt Delfi, good job, ausalt. Ma esimest korda laigin mingit Delfi videot. Kui mingid Anne Veskid, mingid siuksed inimesed käivad, seda on nagu tõesti nice vaadata, aga kui sinna läheb mingi Jasmin, who the fuck is that nagu? New subscriber! Siis sorry, aga kedagi koti nagu. Sam ja Kav. Kes see? Nagu don't get me wrong, aga nagu teile võib meeldida see muusika ja see on kõik tore. Aga still, who? Nagu reaalselt, who?